Rakvere Raibe rõõmsalt õitseb. Tore nimi pandud lillele, Rakvere Raibe. Rahva suus on üldse huvitavaid nimesid loomadele, lindudele, tööriistadele, igast tegevustele, rahvasuu vanasõnad, igasugused kõnekäänud, rahvatarkused. Need on kõik toredad asjad ja mõndagi sellest on talletatud. On raamatutesse pandud ja koolides võib-olla, ma ei tea, võib-olla mitte. Võib-olla koolideski õpetatakse, kas on meie rahvakultuuri teemalisi õppeaineid. Natuke ma kahtlen, aga võiks olla. Ja siis kõik need maailma muud, selle sama planeedi maa, muud kultuurid ja muud rahvad ja nende värgildused, need võiks siin maal ikka olla lausa tagaplaanil. Lausa mitte silma torgata, aga siin võiks ikka arendada oma kultuuri. Ükskord võib-olla siis jõuab ka Eesti Vabariigis kehtiv niinimetatud põhiseadus, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, nii on öeldud põhiseaduse algul lausa. Aga see, kuidas siis see rahvas, milline rahvas siis see kõrgema riigivõimu kandja? Kas see rahvas, kes neid siinseid matmispaiku mäletab ja püüab nende siin elanud inimeste elu kuidagi omale eeskujuks seada või lähtealuseks või millelegi toetuda? Või siis hoopis see on kõrgema riigivõimu kandja, kes igasuguste võõramaalt sisse toodud vägivallaga ja muudel viisidel. Ongi vägivalla meetodid on ju erinevad. Tänapäeval toodav on ka pankade värkidega, välismaa firmade värkidega, kõik suurte rahadega, rahavõim, bürokraatia, diktatuur, kooselu, eks ju, juba aastakümneid siin kooselu nagu viljakas, eks ju, nende mõttes viljakas, aga Eestimaa kõrb, kultuurikõrb. Mis sellele loeb mingi viljakus, vägivalla kultuuride, inimeste orjastamiste ja rahvad, kohalike põlisrahvaste väljasuretamise poliitika. Mis sellele loeb, eks selle kohalik Eestimaa kultuurikõrb.